Head sõbrad, täna uue aasta esimesel teenistusel tervitan ma teid põllu pealt. Ja see on Kärdla lähedal asuv Tubala küla ja see põld tähendab minu jaoks avarust. Ja avarus on midagi, mida ma soovin meile kõigile selleks 2026. aastaks. Avarust Jumalal liikuda meie sees ja meie läbi. Ja üks märksõna tuleb siit põllu pealt veel ja see on minu selja taga olev tuulik, veski, mis ju tootis inimestele viljast jahu, jahust leiba. Ja Jumala sõnas räägitakse vilja kandmisest ka päris palju. Meid ei ole kutsutud siin maailmas edukateks, meid on kutsutud siin maailmas vilja kandma ja selleks on Jumal meid kõiki valinud ja kutsunud. Tänasel jumalateenistusel tahan ma rääkida või esitada õigemini küsimuse, kelleks sa tahad saada. Sellest, mida ma rääkima hakkan selle kuulamiseks, pead sa veidike kannatust varuma, sest tänasel teenistusel on palju veel head. Tänase algussõna jagab meile tervitusena Eesti Evangeelse Kristlaste Baptistide Koguduste Liidu president Gunnar Kotiisen ja muusikaga teenib meid Toronto Eesti Baptisti Koguduse ansambel ja Jumala teenistus lõpeb Kristuse surma mälestamisega. Hea meel, et oled meiega. Jumal õnnistagu tänast teenistust meie kõigi jaoks ja tema auks. Me alustame Jeesuse nimel. Sa tulid, et tõsta meid kõrgemale sügishallist maast, et leida ennast taas. Sa tulid ja soojendasid külmun südame taas elama, sel külmal talvel. Sa tulid, et jääda mu südamesse kustumatuna, ei unustada saa. See tunne, mis kõlamas on igas jõulukella helinas, täidab mind rõõmuga. Sa võtad kõik lootusetu, mis hoidis mind kinni, kui lendama kutsus mind tuul. Ja
ja nüüd on kõik taas uus. Kallis Toronto kogudus, mul on südamest hea meel tervitada teid selle uue aasta alguses ja soovida teile püha vaimu väestavat lähedust ja inimliku sõpruse julgustavat kogemist. Nende kahe asja vahele tegelikult mahumegi ära meie oma loomises, oma kutsumuses, oma olemisviisis. Vahest inimesed tahavad võtta ühe või teised teise poole, aga kui need kaks poolt on meie igapäeva osa, siis see aitab meil olla ja püsida meie kutsumuses. Tänased tervitused tulevad küll siit Karmeli koguduse toredast nii-öelda laudast või siit sõime lähedalt, aga südamearmastust ja tõelist kirglikku Jeesuse tervitust annavad teile edasi, ma usun, kõik meie koguduste liidu 85 kogudust. Kindlasti on eelolev aasta ju täidetud väga paljude väljakutsetega. Ma loodan, et mitte ainult selliste keeruliste ja rasketega, vaid on ka rõõmsaid ja üllatuslikke hetki, aga kõigi nende asjade sees, mis meid ees ootab, ma arvan ikka jälle, see elu tuletab meile meelde, kui suurte muutuste keskel me elame. Ja tõsi, elades sellistes muutustes, me peame olema kindlad, et oleksime nagu savid, just nii nagu Jeremia prohvetlike sõnadega läbi rääkis juba Vanas Testamendis. Oleksime pehmed, oleksime voolitavad issanda käes, aga kõige selle keskel me ei tohi unustada ära mõnda, vähemalt kahte tõde, mis ei muutu, mis ei teisene mitte kunagi. Üks nendest on issanda jätkuv imeline uus arm, mis on kättesaadav igal hommikul maailma algusest alates, ja teine on tema kutsumuse teravik, mis sellest hetkest alates, kui Kristus lõi koguduse, ei ole muutunud, ei ole teisenenud. Ja sellest lähtuvalt ma tahangi meid julgustada kogu EKP liiduna, aga hea Toronto kogudus ka teid. Meie selle aasta moto, meie tunnusmõte on lootuseks läkitatud. Me oleme EKP liitu defineerinud juba möödunud sajandi 90. algusest alates läbi 4 märksõna. Me oleme piibellik, oleme koguduslik, oleme pühitsuslik ja oleme missionlik liikumine. Ja igal aastal me võtame ühest nendest märksõnast teatud tunnusmõtte, et hoida ja tõsta kõrgeks neid teemasid, milleks Jumal meid koguduste liiduna on kutsunud, olgu siis siin või sealpool suurt vett. Ja sellel aastal on selleks tunnusmõtteks lootuseks läkitatud. Mida saaks anda maailmale üks sõim või laut või väike selline häll, ega me ei tea tegelikult õigupoolest, kus kohas ju Kristus täpselt sündis, aga absoluutselt kindel on see, et ta oli väga piiritletud ressurssidega paik. Ja täna muidugi tagasi vaadates me oskame kõik rääkida, kuidas Kristus just seal Betlemma mitte millegi keskel muutis ära kõik selle, kuidas inimesed mõtlevad endast, maailmast, Jumalast, loojast, aga võrreldes tagasi jõululoo algusega me saaksime tõmmata paralleele väga tihti meie tänase päevaga. Tunneme ju enamused inimestena, et mismoodi mina saan olla lootuseks läkitatud. Mul ei ole piisavalt, ma ei tea piisavalt. Kui üldse tean, siis tean seda, mida mul ei ole, tean neid piiranguid, mis mul on ja võib-olla ka neid inimesi ja olukordi, mis minu vastu seisavad. Aga nii nagu toona Betlemmas, nii ka täna meie elus. Tegelikult ei defineeri meid ära meie piiratus, vaid see, kas me lubame Kristusel olla kuningana nendes raamides, mille keskel meie oleme elama asetatud. Ja seepärast on nii hea meel tsiteerida selle aasta alguses Luuka vahendusel meieni jõudnud sõnu, mida Jeesus ju Jesajast, Vana Testamendi messia prohvetist esile tõstis, et issanda vaim on minu peal. Seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama issanda meelepärast aastat. Just selle piibli tekstiga me tahame rõhutada neid kahte sõna, lootuseks läkitatud. Tõsi, ja väga oluline on see, et evangeelium oleks kuuldav. Ta ütleb, enne ei saa Kristus tagasi tulla, kui ta ei ole kuuldav kõigile rahvastele. Kuid siin Luuka evangeeliumi vahendusel toob Jeesus esile selle olulise tõe, et evangeelium ei ole mõeldud ainult meie kõrvadele, vaid tegelikult ta peab puudutama terviklikult meie elu. Nii nagu Thessalonika kirjas püha vaim Pauluse kaudu ütleb, et meie hing, vaim ja ihu säiliks tervikuna Kristuse Jeesuse tuleku päevaks. Sellepärast ma julgustan teid vaatama enda sisse, vaatama Jumala sõnasse ja astuma julgelt välja, et tõeliselt terviklik evangeelium võiks puudutada inimesi, kes elavad meile päris lähedal, aga nii nagu juba Uue Testamendi koguduslikus väljakutses on Jumala sõna meile andnud, me ei piirduks millegi vähemaga kui jõudmaks maailma äärteni, et lootuseks
läkitatu võiks puudutada meie hinge, vaimu ja ihu. Olgu meil selleks julgust, olgu meil selleks alandlikku südant ja indu, sest issandal ei ole täna mitte kedagi teist, kui meid oma piiratud võimalustega, piiratud ressurssidega, aga avatud ja usuküllase südamega. Ja teate, siis ei defineeri meid mitte miski muu meie ümbruses, vaid vastupidi meie sees. Ja nii nagu ütleb apostel Johannes, suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. Ja saagu ta avalikuks, kuhu iganes issand lubab meil minna, ükskõik milliste inimeste või olukordadega ta lubab meil kokku saada. Las meie välised olemisviisid olla pehmed nagu savi, et vajadusel muuta vormi, aga las meie sisemine kindlus olla tugev ja julge. Issanda arm ei ole muutunud ja meie kutsumus on seesama, jõuda evangeeliumiga kõikjale. Lootuseks läkitatud, olge väga-väga õnnistatud. Aitäh teile! Tõenäoliselt ei ole last, kes oleks üles kasvanud niimoodi, et keegi tema käest ei oleks küsinud, kelleks sa tahad saada. No ikka ju. Vanemad küsivad, võib-olla vanem õde või vend, võib-olla tädi, onu, naabri, tädi või onu või õpetaja. Ikka küsitakse laste käest, kelleks sa tahad saada. Ja eks need vastused on ka aja jooksul muutunud. Kunagi nõukogudeaegsed lapsed tahtsid kosmonaudiks saada või traktoristiks. Läbi aegade on poisid tuletõrjujaks või politseiks tahtnud saada, tüdrukud võib-olla juuksuriks, näitlejaks, lauljaks, poemüüjaks ja nii edasi. Minu jaoks väike selline šokk oli, kui ma mõned aastad tagasi külastasin ühte lasteaeda ja tegin lastega videointervjuusid ühe väikese filmi jaoks. Ja esitasin seal selle küsimuse, et kelleks te tahate saada, kui te suureks kasvate. Ja ma ei oska täpselt protsentuaalselt öelda, aga mul jäi vähemalt selline tunne, et umbes pooled lapsed tahtsid saada YouTuberiteks. Ma ei tea, kas sa tead, kes on YouTuber, aga öelda tänapäeva noorele seda, siis ta teab suurepäraselt, sellepärast, et väga palju noori
veedab suure osa oma ajast jälgides YouTuberid või tänapäeval juba TikTokereid ehk keegi, kes siis filmib ennast, kas ta räägib või siis teeb midagi, enamasti see, mida nad räägivad, väga sisukas ei ole, aga igal juhul filmib ja paneb selle YouTube'i või siis TikTok'i või kuskile sotsiaalmeedia platvormile ülesse. Ja siis paljud noored vaatavad ja jälgivad ja võivad päevast päeva vaadata erinevaid selliseid sisuloojaid või influencereid, nagu neid nimetatakse, YouTuber. Et see tundub laste jaoks, et mõtle kui tore, filmid ennast ja nii lõbus on see ja siis paned üles, siis sul on palju veel sõpru, palju jälgijaid ja lõpuks, kui hästi läheb, hakatakse sulle sellest veel raha ka maksma. Imeline töö. Kui me alustame uut aastat, siis reeglina me anname iseendale, vahel siis ainult enda sees, võib-olla vahel öeldes kellegile, et ma annan sellise lubaduse, et ma hakkan nüüd seda tegema, ütleme avalikult seda välja, võib-olla anname kellelegi teisele lubaduse, et ma luban, et ma seoses sinuga teen midagi sellist või siis ei tee, muudan oma suhtumist või käitumist. Erinevaid lubadusi anname siis aasta alguses. Me püüame saavutada mingisuguseid eesmärke, teha seda, teha teist, teha seda rohkem, teha seda vähem. Ja kõige levinumad lubadused on loomulikult seotud meie tervisega, suhetega ja finantsidega. Ehk siis ma võtan kaalust alla või ma käitun rahaga vastutustundlikumalt, ma ei tea, ma hakkan investeerima või siis ma muudan mingisuguse käitumismustreid, et minu lähedastel oleks minuga parem elada. Need eesmärgi või need väljakutsed, mis me siis esitame, võivad saada ja enamasti on ka siis need eesmärgiks iseenesest. Mul ongi eesmärk käia päevas 10 000 sammu. Mul ongi eesmärk lugeda piibel läbi 1 aastaga ja nii edasi. Aga on suur vahe, kas me seame eesmärgiks midagi, mida me teeme, või seame eesmärgiks hoopis midagi sellist, kelleks me saame. Mida me teeme või kelleks me saame. Ma olen tänase jutluse pealkirjastanud just niimoodi, kelleks sa tahad saada. Sest enamasti me mõtleme selles kategoorias, mida ma teen sellel aastal teistmoodi. Aga üks teine tasapõnd on see, kui me mõtleme, aga kelleks ma tahan saada. Näiteks selle aasta lõpuks või hoopiski laiemalt, milliseks inimeseks ma tahan saada. Tahan ma olla ja saada keegi, kellest Jumalal on hea meel. Keegi, kelle keha, kelle finantsid, kelle suhted või veel midagi austavad Jumalat. Võib-olla sa küsid, et ikkagi mis vahe sellel on, et mida ma teen või kelleks ma tahan saada. No ma toon lihtsalt ühe näite, et kui sa tahad 10 kilogrammi alla võtta oma kehakaalust, siis selleks on ma ei saa öelda lihtne, aga suhteliselt lihtne moodus on näiteks juba tänapäeval mingisugused tabletid ja propageeritakse seda, et imetulemusi annavad. Aga sellega on see häda, et me jätkame oma ebatervislikku eluviisi ja suures plaanis tegelikult pikas perspektiivis ei muutu midagi. Meie otseteed nende tulemusteni jõudmiseks ei toimi, kui mitte midagi meie enda sees, meie enda suhtumises, meie enda hoiakutes, minu karakteris selle käigus ei muutu. Ma tean, et ma olen ise jutlustanud sellest, et ei ole vaja rääkida nii palju sellest, et me peame kogu aeg muutuma, me peame kuhugi jõudma ja midagi saavutama ja midagi veel paremaks ja paremaks. Ja selle käigus me unustame ära märgata seda, kus me täna oleme, et täna sellisena, nagu ma olen, Jumal armastab mind. Täna sellisena, nagu ma olen, Jumal tahab kasutada mind ja nii edasi. Aga ikkagi, seal see teine pool on, see muutumise pool. Sest kui me loeme piiblit, siis sealt ei anna väga välja lugeda seda, et me kuidagi väga kohale oleme jõudnud. Me oleme teekonnal, me oleme teel koju ja selle teekonna jooksul on meid loodud muutuma. Me muutume ühes või teises suunas. Paigal olemist sisuliselt ei ole, seepärast, et see maailm on viltu, ta on nagu voolav jõgi ja seisma jäädes me paratamatult liigume allavoolu, veevooluga kaasa.
Rooma 6.5 ütleb, sest kui me oleme kasvanud kokku tema surma sarnasusega, siis võime seda olla ka tema ülestõusmise sarnasusega. Kokku kasvamine, see on protsess. Efesose 4.13 ütleb, et kuni me kõik jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda. Võib-olla sa ütled, et see muutumise jutt ja see jutlus ütles, et kelleks sa tahad saada, et armas pastor, ma olen võib-olla 90-aastane või veel rohkem, et milleks mul veel saada, kõik on lõpetatud. Mina ikkagi usun, et ei ole. Nii kaua, kui meil hingamist on, nii kaua ei ole lõpetatud, nii kaua on alati midagi veel. Me keegi ei ole kohale jõudnud, me kõik oleme teekonnal. Me ei ole selle Kristuse täisea mõõtu mööda veel kohale jõudnud. Ja minu arusaam on see, et see lõplik muutus on sellel hetkel, kui Jumala sõna räägib, et siis kui Kristus tuleb ja me näeme Kristust, siis meie muutume tema sarnaseks. Seal toimub üks lõplik muutumine. Aga sinnamaani me oleme ühes muutumises ja senimaani me peame küsima, kelleks me tahame saada. Kelleks me tahame saada. Levinum mõtteviis on see, mida ma pean tegema. Jumal ütleb, et kõige olulisem ei ole see, mida sa teed, kõige olulisem ei ole see, mida sa koged, mida sa võidad, mida sa kaotad, milliseid mägesid sa vallutad, milliseid orgusid sa läbid, millistest kannatustest sa läbi lähed või milliseid õnnestumisi sa koged. Ja see ei ole kõige olulisem. Need on loomulikult olulised, aga see ei ole kõige olulisem. Vaid tähtsam on see, mida see kõik, mida ma loetlesin, mida see teeb sinuga. Mis sinu sees sünnib, mis sinu karakteriga, mis sinu sisemise inimesega sünnib. Kelleks sa selle läbi saad? Ja kui me räägime täna kellekski saamisest, siis me räägime suuresti prioriteetidest, mis on see kõige olulisem meie elus. Kui sul on valed prioriteedid, siis ei saa tulla õigeid tulemusi meie elus. Kui sportlasel on eesmärgiks olümpiavõit või olla maailma 10 parima seas, siis ühtepidi ta ei rahuldu sellega või ta ei jää, nagu öeldakse, loorberitele puhkama, kui ta tuleb Eesti meistriks. Sest ta eesmärk on palju kõrgem. Ja teistpidi teda ei heiduta või morjenda ka see, kui ajakirjanikud kritiseerivad teda tema selle protsessi käigus. Et näed, et ei saavuta kohe sellised, ei ole kohe maailma parim. Vaid tal on üks siht silme ees ja ta teab, et ta süsteemselt liigub sinna poole ja ta päev-päevalt tahab muutuda paremaks. See annab omamoodi tähendusega Pauluse ütlemisele, et ma arvan kõik pühkmeks. Ma arvan kõik pühkmeks. Mis ta arvas pühkmeks? Oma hariduse, oma traditsiooni, kus ta oli üles kasvanud, tema lugu. Ta ütleb, et ma arvan jälle kõik pühkmeks. See ei tähenda seda, et ta oleks kuidagi enda aju tühjaks teinud ja poleks kunagi kasutanud seda tarkust, mida ta õppinud oli. Kasutas küll. Aga ta mõistis, et see ei päästa. Tal oli üks kõrgem eesmärk, et inimesed kohtuksid Kristusega. Aga kui see pärand aitas tal inimesi juhtida Kristuse juurde, jõuda inimesteni, siis ta kasutas seda. Ta kasutas nii juudi traditsiooni, rääkides juutidega, ta kasutas kreeka filosoofiat, luulet, kui ta rääkis selles filosoofia või mõtlemise ruumis olevate inimestega. Ta kasutas seda, aga ta mõistis, et see ei päästa ja on midagi kõrgemat. Midagi olulisemat. Kui me saame Jumalalt ühe läkituse või ilmutuse, meie loomulik reageering on see, et nüüd ma hakkan mingisuguseid asju tegema, sammhaaval, trepiastmeid mööda lähen, et jõuda selleni ja see on täiesti loogiline ja normaalne. Aga üle selle on üks kõrgem tasapind. Ja see küsimus, mida me nii sageli ei küsi, ja see on see, et milliseks me peame muutuma. Milliseks, mitte see, et mida me peame tegema, vaid milliseks me peame muutuma, kelleks me peame saama, et seda eesmärki täita. Kui Jumal kutsub kedagi pastoriks, siis ma ütlen, ma teen seda, ma hakkan seda tegema. Aga olulisem küsimus on see, et kelleks Jumal tahab sind muuta, kelleks sa pead muutuma selleks, et seda kutset täita. Et ei ole nii oluline, mida sa teed ka koguduse kontekstis, vaid olulisem on see, kelleks Jumal tahab, et sa saaksid.
ka nende tegemiste käigus, sest ega need tegemised kuskile ära ei jää, keegi peab ikka ju asju tegema. Ilma tegemisteta ei sünni midagi. Üks põhjus, miks uusaasta lubadused sageli ei tööta või on väga lühiajalise mõjuga, on see, et keskendutakse sellele, mida me peame tegema, mitte sellele, kelleks me tahame saada. Näiteks ma hakkan juba mainitud kaalu langetama või ma loen piibli läbi 1 aastaga. Need kõik vastavad küsimusele, mida ma teen, mitte kelleks ma saan. Ja põhjus, miks paljudel meist ei meeldi keskenduda sellele olemisele või ka sellele küsimusele, et kelleks ma tahan saada, kes ma tahan olla, on see, et see ei ole projekt 10 kuud, 12 kuud, 2 aastat, vaid see on elukestev hoiak. Ma olen tõenäoliselt üle keskmise tegudel orienteeritud inimene ja minu identiteet väga palju on seotud sellega, mida ma teen. Aga kord Jumala ees olles ei küsi Jumal tõenäoliselt. Ma ei saa Jumalale sõnu suhu panna või mõtted, aga tõenäoliselt ei küsi, et mitu laulu sa oled kirjutanud või mitu jutlust sa oled pidanud, vaid pigem, kelleks ma olen saanud. Kuidas sa kasutasid neid olukordi, neid keskkondi, neid võimalusi, mis sul olid selleks, et muutuda sisemise inimese poolest, kelleks sa oled saanud. Ja nii võib öelda, et Jumal on palju rohkem huvitatud meie iseloomust kui meie CV-st või tööde ja tegemiste nimekirjast. Tänast jutlust on väga palju mõjutanud ühe Ukraina-Ameerika pastori Vlad Savtšuki jutlus Lõpeta edu tagaajamine. Ta on ukrainlane, kes perega, ta oli vist umbes 13-14, kui ta Ameerikasse kolisid ja tänaseks on tal väga võimas kristlik teenistus. Ja ma kuulasin mõned kuud tagasi või oli see pool aastat tagasi seda jutlust ja ma teadsin, et see on see, mida ma tahan jagada uue aasta esimesel teenistusel Toronto Eesti Baptisti koguduses. Mitte seda jutlust, aga just seda mõtet, et kelleks sa tahad saada. Ma ei räägi Vladi jutlust ümber, aga kindlasti mõned mõtted toon sealt esile ja tahan tuua lihtsalt teieni, et see, mida ma täna jagan, et selle inspiratsioon on tulnud Vlad Savtšuki jutlusest Lõpeta edu tagaajamine. Heebrea kirjas räägitakse sama lugu pidavalt usukangelastest, kes said kätte tõotused ja need, kes ei saanud kätte tõotusi. Ehk need, kellel oli siin maa peal midagi ette näidata, me saavutasime midagi. Ja need, kellel ei olnud midagi ette näidata. Ja ma usun, et kohtudes Jeesusega sai Jeesus neile mõlemat tüüpi usukangelastele öelda, sa hea ja ustav sulane. Ehk siis see saavutus ei olnud eesmärk, vaid see, kes nad olid selle protsessi, nende olukordade sees, nende ustavus oli see, mis oli oluline. Kui Jeesus rääkis tähendamissõna talentidest, kuidas ühele sulasele anti 1 ja teisele 2 ja 3 5 talenti, siis ei hinnanud isand kuidagi moodi nende sooritus selle järgi, kui palju neil algselt neid talente oli. Sest sisuliselt oleks ju 5 talendi mees võinud lihtsalt säilitada need 5 ja 2 talendi mees oleks võinud 2-kordistada, aga 5 talendi mehel oleks ikkagi neid rohkem olnud. Aga see, mida isand hindas, oli see, mida nad hakkasid peale sellega, mis neil sellel hetkel oli. Ehk me võime lõputult kurta hetke olukorra üle, küll ma ei tea, see vaimulik olukord on halb ja ma ei tea, poliitika on kristluse vaenulik ja nii edasi. Aga tegelikult ei ole küsimus üldse selles, vaid me elame erinevates kohtades, erinevates aegades, erinevates olukordades. Meil on oma see seljakott erinev, me tuleme kusagilt oma lugudega. Ja meil on mõttetu võrrelda ennast teistega, vaid Jumal küsib, mida sa sellega, mis sul täna on, teed. Kuidas sa püüad täna selles olukorras, sellena, kes sa oled, nendes tingimustes, kuidas sa püüad elada nii, et mina oleks austatud ja et mul võiks olla hea meel sinust. Kui sa loed õndsaks kiitmisi
Jeesuse mäejutluses, siis seal ei ole ka juttu nii palju tegudest, vaid seal on juttu ühest olemisest. Õndsad on need, kes on. Õndsad on vaimus vaesed, õndsad on kurvad, tasased, need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, halastajad, puhtad südamelt, rahutegijad, need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, see on üks olemise viis. Sa oled üht tüüpi inimene ja sa oled õnnis. Kuidagimoodi sinu sisemine inimene on kasvanud tasaseks. See on kasvanud rahutegijaks. Loomulikult see sisaldab ka tegusid, seepärast, et rahutegija ei saa olla, kui sa ei tee rahu. Kui sa teadlikult ei astu mingeid samme või teadlikult ei jäta mingeid samme astumata. Minu jaoks on aktuaalne teema kehakaal. Ma ikka mitte nüüd hirmsa tõsidusega, aga ikka aeg-ajalt selle peale mõtlen, mingisugust olukorras tunnen, et see lihtsalt ka enesetunnet nagu pärsib või mul ei ole väga hea olla ja siis see paneb mind sageli tegutsema. Aga need on sellised mitte väga süsteemsed. Lapsed kinkisid mulle spordisaali 3 kuu pileti. Ja nad küll ütlesid, et nad ei vihja millelegi, aga usun ma neid küll. Ja 2 tundi siis eratreeneriga koos, et ta näitab raja kätte, mida mööda minna. Ma olen mõtelnud selle peale varem, aga on vaja vahel kedagi, kes nagu toetab või lükkab hoo sisse. Ma olen ju varem ka teinud sporti, küll ma jalutan, jooksen, kui ma Torontos olen, siis seal jõusaalis ma ikka tegutsen sõude ergomeetril ja jooksulindil. Ja võib küsida, et miks? Üks asi on enesetunde küsimus. Teine on, ei tahaks niisugune lõputult lodev ja suur ja olla tahaks korrektne ju ka välja näha. Aga see on küllaltki selline alamaastme motivatsioon. Mingisugusel hetkel ma sain aru, et see on oluline selleks, et minu lapselastel oleks võimalikult kaua terve ja nendega mängida jaksav vanaisa. Ja see on kindlasti väga oluline motivatsioon. Või sinna kõrvale, et minu naisel oleks terve ja toimekas mees võimalikult kaua. Aga Jumal tõstab ühe sellise motivatsiooni või ühe eesmärgi, mis on kõigest nendest veel kõrgem. Ja see on see, et ma tahan austada Jumalat oma tervisega, sest minu keha on pühavaimu tempel. Ehk Jumala austamine, et Jumalal võiks olla hea meel ka sellest, mis puudutab minu ihu. Minu kutsumus ulatub nii kaugele, kui mu keha mind kannab, on keegi ütelnud. Nii ei ole küsimus üksikutes paastudes, mingisugustes otseteedes, äärmuslikes toitumiskavades, vaid püsivas, õiges toitumises, püsivas, piisavas liikumises ja puhkuses ja selliselt siis liikuda tervise poole. Loomulikult ma ei ole mingisugune musternäidis selles kaugelt, mul on palju samme astuda selles, aga jällegi see eesmärgi küsimus. Miks? Kas eesmärk on 10 000 sammu päevas teha? Ei. Eesmärk on püsivalt elada selliselt, et see võiks austada minu loojat. Kes ei tahaks meist täiuslikku abielu? Ja mida see nagu, kui me ütleme selle, ma tahan ühte täiuslikku abielu, ma tahan ühte väga head abielu, see enamasti see ootus on suunatud sellele teisele poolele, et tema oleks väga hea abikaasa mulle. Aga taas Jumal keerab selle noole teraviku nagu meie endi poole ja tema tee on hoopis see, et taha saada inimeseks, kes on pühendunud armastama, teenima ja kasvama koos oma abikaasaga, ehitades abielu, mis austab Jumalat. Saa ise selleks, kellega on sellel teisel poolel hea elada ja kasvada Jumala tahtesse. On veel üllamaid ja vaimulikumaid ideaale või eesmärke, kus me saame tegelikult keskenduda valedele asjadele. Näiteks ma tahan muuta maailma. Kõlab ju väga vaimulikuna, kõlab väga ülla ja suurena, aga mis tegelikult juhtub on see, et me ootame mingisugust hetke, me ootame enda mingisugust arengustaadiumit, kui lõpuks Jumal saab kasutada meid selle maailma
muutmisel, aga seda hetke ei jõua kunagi kätte. Ja selle asemel kutsub Jumal üles meid muutuma inimeseks, kes ustavalt jagab iga päev seal, kus ta on, Jumala evangeeliumi. Aitab teisi juhatada Jumala juurde ja kasvada neil Kristuses ja elab elu, mis peegeldab Jeesust iga päev. Juba seal, kus me oleme, saame me seda teha. Seega see ilus loosung, ma tahan olla see, kes muudab maailma, on pigem takistuseks tegelikult sellel, mida Jumal tahab meie läbi teha. Ma tahan, et Jumal mind võimsalt kasutab, on ju selline salajane igatsus kristlastel, aga see on taas see koht, et see on võib-olla omamoodi vabandus või põgenemine sellest, et Jumal tahab sind just täna kasutada. Ja võib-olla mitte nii võimsalt, kui sa tahaksid, aga see, kui Jumal saab sind kasutada, sa oled Jumala tahtes, on lõppkokkuvõttes tohutult palju olulisem kui mingisuguse helesinise unistuse poole ainult liikudes, mida kunagi sa kätte ei saa. Ja nendes väikestes, võib-olla sinu jaoks tähtsusetutes Jumala teenimistes ja inimeste teenimistes, selle käigus Jumal muudab sinu südant. Ja see on see kõige olulisem selle juures. Vlad Savtšuk, kelle nime mainisin, kelle jutlus tänase jutluse mõtete inspireerijaks on, ütleb oma jutluses Ära aja taga edu, oma eesmärkide saavutamine ilma selleks inimeseks saamata, kelleks Jumal tahab sind kujundada, teeb sinust inimese, kes ei suuda hoida seda, mida ta saavutas. Ehk kui sa ilma Jumalata mingisuguseid otseteid kuidagi kasutades saavutad ka selles elus midagi, mis on võimalik, aga see ei ole läinud Jumala teed pidi, siis sinu karakter ei ole sellega kaasa kasvanud ja sa kaotad selle, mille sa oled ka võitnud oma suurte pingutuste tulemisena. Mis kõigis on üks pärand, meis kõigis, ma ei tea, vanematelt, lapsepõlvest, geneetiliselt kaasa tulnud midagi. Ja kui Jumal teeb sinu elus ühe suveräänse ime, aga sina inimesena selle käigus ei muutu, siis sa ei suuda hoida seda, mida sa oled saavutanud, kui sa selle protsessi sees ise ei muutu. See on midagi sarnast, mida räägitakse lotovõitjate kohta. Et inimesed, kes võib-olla ei ole kõige targema raha kasutamise ja majandusliku mõtlemisega, saavad korraga, ma ei tea, 100 000 või miljoneid dollareid või eurosid. Ja kui nende sisemine inimene ei ole arenenud sinna kohta, et seda vastu võtta, siis reeglina on see õnnetuseks kui õnnistuseks. Otsus hoolitseda oma tervise eest, targalt rahadega ringi käia või korrigeerida oma igapäevaseid harjumusi ja ajakasutusi, need on väga olulised ja need on väga head eesmärgid, aga need ei saa olla kunagi eesmärgid omaette, vaid selle üle peab midagi olema. Nagu professor Ülo Vooglaid sõnastab seda, seal peab olema see pealis ülesanne. Ja see ei meeldi meile, aga meie eluolukorrad, seal, kus me ootame Jumalat, seal, kus me palume Jumalat, ootame temalt imelisi vastuseid ja lahendusi ja tundub, et neid ei tule, Jumal otse kui vaikib või magab, aga tegelikult need olukorrad sageli jäävad muutumata sellepärast, et Jumala jaoks on palju olulisem see, et muutud sina, kui see, et muutub olukord. Ja sageli meie elus teatud olukord ongi selleks, ka väga ebameeldivad, selleks, et midagi head teha meie sees. Ma tegelen sinuga, ütleb Jumal. Ma tahan sind muuta, ma tahan sind ümber kujundada, ma tahan sind kohandada oma poja Jeesuse Kristuse sarnaseks. Ma armastan sind liiga palju, et lasta sul jääda selliseks, nagu sa oled. Luba end muuta. Ära karda tulekuumust, ütleb Jumala sõna. Me tahame olla edukad. Jumala sõna väga palju edukusest minu meelest ei räägi, aga ta räägib küll vilja kandmisest. Ja kui edukus on midagi, mida meie pingutame ja saavutame, nüüd ma sain hakkama, nüüd ma olin edukas, siis vilja kandmine lähtub koos olemisest või sellisest osadusest, kui võtta see puu ja oksa näide, et me oleme koos puuga ja see toob esile vilja, et ükski oks ei pinguta hirmsasti, et vilja kanda.
mina olen viinapuu, teie olete oksad, ütleb Jeesus, kes jääb minusse. See ei ole nii palju tegemine, see on olemine, kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda ta midagi teha. Jah, loomulikult võib mõtelda, et mis see vili siis on. Et kas see vili ei ole siis teod või võib-olla. Aga mäletad, mida Jeesus kuulis või Jumal, isa Jumal ütles Jeesusele, kui Jeesus sai ristitud Jordanis. Ütles, et see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Kui palju Jeesus oli selleks hetkeks tegusid teinud? Avalikke mitte ühtegi, mida me teaks. Sealt tema teenistus alles algas. Aga midagi tema karakteris, midagi tema varjatud elus, mida keegi teine veel avalikult ei näinud, oli midagi sellist, mille peale Jumal sai ütelda, see on minu armas poeg ja mul on temast hea meel. Jeesus ei olnud teinud ühtegi imet selleks hetkeks. Nii et me peame aeg-ajalt meelde tuletama, et Jumalale meeldimine ei ole kindlasti see, et me peame kuskil avalikud olema, või peaksime YouTuberid või internetijutlustajad või suure koguduse pastorid või ülistusjuhid olema või midagi muud väga avalikku tegema. Teinekord Jumalale meeldimine on päris vaikne, päris nähtamatu ja tagasihoidlik. Kui Ameerika filosoof ja psühholoog William James oli 20-aastane üliõpilane, siis ta kirjutas oma emale sellise kirja. Olen jõudnud veendumusele, et on aeg otsustada, mis suunas mu elu hakkab kulgema. Ma seisan teelahkmel, kust üks teeharu viib maise mugavuse, teine aga vaimse väärikuse suunas. Maine mugavus, vaimne väärikus. See on küsimus, millele me kõik oleme pidanud ja peame tõenäoliselt jätkuvalt ikka jälle vastama. Mida me hakkame peale oma eluga? Kirjanikul ja pastoril Evald Männil on jutlus, kuidas kasutada elu ja ta ütleb, et parim elu kasutamise viis on, et oleme seda kulutanud millelegi, mis kestab elust endast kauem. Kus me oleme panustanud millessegi oma elus, mis kestab elust kauem ja mis see muu saab olla, kui elada elu, mis on Jumalale meelepärane. Elu, mis rõõmustab Jumalat. Ärme seame madalamat eesmärki ei ühekski päevaks, ühekski ülesandeks ega ka mitte selleks 2026. aastaks. Elu, millest Jumalal on hea meel. Ma olen mitmeid aastaid otsinud piiblist kirja kohta, milles kajastub saabunud aasta arv. Ja sellel aastal on loomulikult 20. peatükk ja 26. salm ja otsisin piibli läbi, vaatasin seal erinevaid kirjakohti, millest oleks võinud kinni haarata, kõige rohkem kõnetas mind 3. Moosese 20:26, mis ütleb, et olge siis mulle pühad, sest mina, issand, olen püha. See on Jumala süda. See on Jumala igatsus. See on see, mis teeb rõõmu meie loojale ja päästjale. Ja me saame selle aasta alguses armas kogudused, vaatajad ja kuulajad ütelda, et Jumal, ma tahan kasvada pühaduses. Ma tahan kasvada sinu sarnasuses. Issand, anna andeks, kui me oleme pidanud oma tegemisi ja saavutusi vahel olulisemaks kui meie südant ja meie karakteri kasvamist. Me tahame siin aasta alguses paluda, issand, muuda meie südant. Anna meile pehme süda, aita, et olukorrad, mis meie ellu tulevad ja milles me ka oleme, et need ei juhiks meid mitte sinust eemale, ei edu ega kaotused, vaid tõmbaks meid sinu lähedusse, murraks meie uhkuse ja isekuse ning juhiks meid alandlikkuse, pühadusse ja tänulikkusesse. Et me leiaksime oma väärtuse selles, kes me oleme ja kelleks me saame, mitte nii palju selles, mida me teeme. Tänu sulle, püha vaim, et sa tuled meile appi selles. Aitäh, et meil on just nüüd võimalus astuda selles järgmine samm sinule lähemale.
Armsad sõbrad, Hebra kirja autor kutsub meid läki julgusega armu aujärje ette, et me halastus saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Kui Jeesus sõi paasad alla koos oma jüngritega, siis selle käigus ütles, et ma jätan teile selle, tehke seda, murdke koos leiba, jagage karikat nii kaua, kui päevi antakse, kuni ma tagasi tulen. Et mälestage ja mäletage seda, mida ma olen teinud läbi oma surma ja üles tõusmise. Ja nii me tahame täna ka tulla. Ja Jumala palge ette küll selliselt virtuaalselt, aga uskudes, et kui me õnnistame seda leiba ja karikat, siis kui te olete ka valmis pannud saia või leiva ja mahla, millest osa võtta või veini, siis see on õnnistatud Jumala poolt. Meie issand Jeesus selle ööl, mil tema ära anti, ta võttis leiva, ta tänas, murdis ja ütles, võtke sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Issand, me täname sind sinu murtud ihu eest, me täname sind sinu armastuse eest, me täname, et see, mida sa oled teinud, sellel on igavikuline tähendus. Sinu sõna ütleb, et üks kord ja igaveseks on see meid lepitanud. Tänu, et me võime ka mäletades seda täna vastu võtta kõike seda õnnistust, kõike seda väge, mis on sinu murtud ihus ja valatud veres. Jeesus võttis leiva ja ta õnnistasid ja murdis. Armsad, see on Jeesus ihu, mis on murtud sinu ja minu eest. See samal kombel võttis Jeesus ka karika. Pärast õhtu söömaaega ta tänas, andis neile ja ütles, jooge kõik sealt seest. See karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks, sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate te issanda surma, kuni tema tuleb. Issand, tänu sulle sinu valatud vere eest. Tänu sulle, et selles on vägi täna puhastada meid pattudest. Selles on vägi lepitada meid isa ees. Pesta meie patud. Tänu sulle issand selle eest. Me õnnistame seda karikat ja me tahame vastu võtta seda elu ja väge, mis on sinu valatud veres. Armsad, see on Jeesuse veri. Palume nii, nagu Jeesus on meid õpetanud. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu. Nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiega andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen. Issand, õnnistagu teid ja hoidku teid. Issand, lasku oma pale paista teie peale ja olgu teile armuline. Issand, tõstku oma pale üle teie ja andku teile rahu. Isa, poja ja püha võimu nimel. Amen.